Joel, esiliiga järjekordne voor ja linnarivaalide derbi nii-öelda esiliigas ja mäng oli vist küll igati derbi vääriline. Jah, tõepoolest algas kohe väga tempokalt see mäng ning oli võimalusi nii ühele poole kui teisele poole. Et päris selline kirev esimene poolaeg. Esimene poolaeg Kalju tuli päris kõrgelt meid pressima ja see meid natukene võib-olla mõnes mõttes häiris. Me ei saanud päris oma mängu tagant mängida ja piisavalt ei kohandanud ka võib-olla oma mängustiili, et sellest pressingust välja tulla, et võib-olla mõni hetk mängida lihtsamalt neid pallid ettepoole või midagi taolist, et poolajal sai ka mängijatele öeldud, et mängime natukene lihtsamalt, võib-olla mõnes hetkes pall rohkem ettepoole, jõud sinna ja seal oleme ohtlikud ja nagu ka teine poolek seda näitas. Esimene värav tuli üsna varakult, teisel või kolmandal minutil vist ja Kalju paraku garderoobi saatis meid juba 2-1 kaotusseisus poolaja pausile. Kas varajane värav võis olla natukene uinutava efektiga? Jah, võib-olla tõesti, et see esimene värav võttis meil nagu pinged maha ja lasime Kalju kuidagi hästi mängu, et tegelikult ka kiitus Kaljule, et Kalju esimene poolaeg oli väga hea, aga eks seda oli ka natukene arvata, et kui nad sellise hurraa ja pressinguga tulevad ja nad teine poolega natukene rohkem väsinud, mida nad ka olid. Ja poolajal teatud informatsioon, natukene mingid muudatused mängijatele ja see ka hästi toimis, et teine poolega, ma arvan, oli juba täiesti meie oma. Muudatusi tegi Kalju ka poolajal vist nii palju küll, et käsk oli edasi pressida. Teise poolaja alguses kohati tundus, et ei saa hästi aru, kumb meeskond kaotusseisus on, aga Kalju natuke lõikas näppu selle meeletu survega, mis nad üritasid ka teise poolaja alguses peale panna, sest kui lõpuks tuli kuskil seal 50-60 minuti kandis see mäng meie kätte, siis meie kätte ta jäigi lõpuni. Võib-olla tõesti jah, et Kalju sellise väga hea motiveeritusega, võib-olla isegi ülimotiveeritusega tuli peale, aga samas müts maha nendes andsid meile selle koha pealt korraliku lahingu ja ma arvan, et kui võiks veel nagu vaadata mida paremini, siis et just see teisel poolajal oma paremus veel rohkem maksma panna nii selle tempo hoidmise kui nende olukorda ära lahendamist, mida meil tegelikult oli, aga seekord ei pannud ka piisavalt neid palle võrku. TV Flora kaameras me ei ole sinuga päris pikalt juttu ainult. Räägib paari sõnaga, kuidas meie skuadil läheb, palju meil poissirivis on, kui palju Laatsaret on. Erik Sorga oli palavikus, kuulsin. Ja, et Erik oli natukene haige, selline väike vimm oli küljes. Ülejäänud mehed on täiesti terve, et siin on mitu päeva olnud korralikud rekordid trennis kohal käimisega, et esindusmeestega on olnud seal treeninggrupi arv kuskil 25-26 lausa. Et väga hea meel, et kõik mehed on nii-öelda jalgu alla saamas, kellel on pisivigastus, neid isegi on juba korras. Et poisid on tahtmist täis, treeningprotsess on väga hea, näen, kuidas nad tahavad iga päev paremaks saada, selle üle oleme õnnelik. Viimased mängud on meil hästi läinud nii mängupildilt kui ka tulemused, nüüd on nii-öelda uus voor hakkab pihta praktiliselt, et samamoodi edasi ja mina näen ainult seda positiivses valguses. Et väike puhkepaus nüüd on tulemas positiivse noodiga puhkama. Kindlasti. Jõudu Joel. Kaspar, teeme hästi ruttu, tunnistasid ausalt, et oled täitsa süsi. Linnaderbi oli tõsine linnaderbi, panid sina ja panid teised mehed kõik platsile, mis täna oli võtta seest. Tervist teile ka, et tõesti. Mäng oli päris aktiivne ja intensiivne, et võttis päris läbi ja derbi omakorda tuli meie kasuks, et meie päev oli täideline. Sellistes mängudes on seda sisemist motivatsiooni vist üsna kerge leida, nagu tänane mäng näitas. Kiire avavärav, 2-1 taha ja lõpuks mäng ikkagi 3-2 meile, et ei olnud vist postile vaja väga tõsiselt riietusruumis rääkida. Ei olnud tõesti, aga see oli esimene kord sellel hooajal, kui me kaotusseisust tulime tagasi võidusuunale, et tõesti väga super. Nii et täiega edasi. Ikka. Jõudu.